plaan 1, duubel 1. Ja nüüd kuuleme aasta tähtsaimat ja kõige viimast kõnet. Teie ees on Eesti Vabariigi president Alar Karis. Hea Eesti rahvas, me oleme teel. Oleme alati teel. Ja eks see meie minek ole Paul-Eerik rummalikult selline, et läheme läbi mere, mis tõuseb me vastu tige ning toeks ei vaja me muud kui üksteise selged õlad ja ühised rõõmsad võlad. Selja taha vaadates ja öeldes hüvasti 2023 kutsun ma iga inimest, kelle kodu on Eestis, nägema selles möödunud aastas ka midagi head, rõõmustavat, julgustavat. Mind teeb rõõmsaks, et pojapoeg läks gümnaasiumisse. Keegi tunneb hea meelt, et laps alustas lasteaias. 3. on õnnelik, et tema äri hakkas jälle hästi minema. 4. on uhke, et poeg tõusis ajateenistuses noorem seersandiks ja võib nüüd reamehest isale käsklusi jagada. Ja paljud on rõõmsad, et just kellelgi teisel läheb hästi. Rohkem kui 1 300 000 rõõmuhetke on meie lõppevas aastas kindlasti. Ei ole nii, et kõik on valesti ja halvasti, isegi kui näib, et oli hoolimatuse ja ebaviisakus aasta ning tundub, et vale tõuseb ja hea vajub. Lõpuks tõuseb ikka tõde ja halb vajub. Tõsi, me oleme nõudlikud, sageli nõudlikumad teiste kui iseenda vastu. Ärge võtke seda vana aasta lõpu etteheitena, vaid inimloomuse meenutamisena. Poliitilised nääklemised ja ärapanemised tekitavad tüdimust, nõutust, pahameelt. Mitte ainult minus. See kõik pole nõnda, nagu soovime oma parlamenti või valitsuse ja seadusandja suhteid näha. Inimlik pale hajub ja demokraatia ahmib õhku. Tekib tupiktee tunne. Ent praegune poliitiline seis pole lõppjaam. Ja Eesti ei tohi kunagi muutuda tupikteeks. Lõppeva aasta paljudel kohtumistel ja vestlustel, nagu ka loetud arvamustes, olen näinud inimeste ebakindlust, nõutust. Venemaa sõda Ukraina vastu ning konfliktid Euroopa lähedal ja kaugemal, majanduse kidumine Eestis ja meie majanduspartnerite kehv seis, toimetuleku mured paljudes peredes, kisklev ühiskondlik foon, valitsejate heitlikud sõnumid. See kõik teeb paljud Eesti inimesed murelikuks. Oleme vabaduse piiririik. Aga meist ei saa rinderiiki. Meie vastased, kui tahes meeletud, ei söanda rünnata NATO territooriumi, sest nad teavad, et me lööme tugevamalt vastu. Sest meie tegelik valmisolek, meie kõigi ühine panus, muudabki Eesti turvaliseks paigaks. Niisiis on minu sõnum ühtne. Ärme mõtle ega räägi ennast ise nõrgemaks, kui me oleme. Kuid küsigem nüüd vahele, kas julgeolek on ainult õppinud mehed ja head relvad või ka näiteks tugevad ja kaasaegsed elektriühendused, mida lumi ei võta ja puud ei murra. Riik ei kaitse ega hoia üksnes relvad, vaid eelkõige inimesed, on lihtne mõte. Selle tõlge on aga keerulisem, sest paneb kaitsetahte sõltuma suhetest riigi ja kodaniku vahel ning tõstab ülioluliseks vastastikuse austusi. Oluline õpetus kõigile, kes riigi asju ajavad. Kindel riigikaitse, vastutustundlik välispoliitika ja omavaheline usaldus annavad Eestile riigina tugevuse. Lihtne on solvata, keeruline lepituseni jõuda. Kodus ja kaugemale vaadates.
Liitlasruumi hoidmine ja kasvatamine nõuab teiste suhtes tähelepanelikkust ja ettenägevat pilku. Head kaasmaalased, rohkem eneseusku meile kõigile on kindlasti üks minu soov tulevikult. Ent samas oleme aeg-ajalt kuulnud etteheiteid, et Eestil ei ole enam eesmärki. On ikka, lisaks meie keele ja kultuuri kestmisele olla riik, kus on hea ning turvaline elada, riik, mis on oma inimeste jaoks. See nõuab tarkust valitsejatelt ja ka valijatelt. Meie siht ei pea olema jõuda edetabelites kõrgele kohale. Eesti kui terve riik, targa rahvana nii vaimselt kui füüsiliselt terve, seegi on ilus ja saavutatav eesmärk. Sinna liikumine, aga pikk teel olemine. Kui meie inimesed seda teed käia tahavad. Ja öeldes meie inimesed, ei unustama mitte kedagi. Nagu minu seekordsel pühade kaardil, kus keegi ei jää kõrvale ega tunne end kasutuna ja kus tulevik on tänasest parem. Ja siit veel üks soov. Palun hoolime oma lähedastest ja iseendast. Ärme tee haiget teistele ega liiga enesele. Üksteise õlad ja ühised võlad. Ja hoiame ühte kui mesilaspere. Nagu noorte laulu- ja tantsupeo kõige tumedama vihmasaju lõppu oodates. Kui tõuseb ka kõuepilv ülesse, kas kodus või võõral maal, me hoiame ikka ühte. Head uut aastat meile kõigile!